mina olen Sepo ja loen teile loo Nõges ja ninasarvik. Autor Andrus Kivirähk. Kevadel hakkas aias üks taimeke kasvama. Nii ilus roheline lill, rõõmustas Karl. See pole kellegi lill, ütles ema. See on väike nõges, tuleb välja kitkuda. Ei kitku, hüüdis Karl. Nõges tahab ka suureks kasvada. Ma hakkan tema eest hoolitsema. Rumalus, Karl, vaidles isa. Nõges on umbrohi, ta ei sobi aeda, pealegi nõges kõrvetab valusasti. Roos on ka okkaline ja torgib, aga temal lubatakse küll kasvada, ütles Karl. Ei, mina ei luba nõgesele kurja teha. Ta tõi kastekannu ning kastis väikest nõgest nii suure hoolega, et see kasvas sedamaid natuke suuremaks. Ma olen nüüd aednik, ütles Karl tähtsalt. Kadi oli Karli õde. Tema aiatööst ei hoolinud, talle meeldisid väga loomad. Aga tal ei lubatud enesele võtta ei koera ega kassi, sest isal oli karvaste loomade vastu allergia. Kui Karl sai endale lille, siis mina pean saama looma, teatas ta nüüd. Muidu pole aus. Kallike, sa ju tead, me ei saa koera või kassi kodus pidada, alustas ema, aga Kadi kuulutas. Polegi tarvis, ma hakkan kasvatama hoopis ninasarvikut, temal pole karvu. Kus sa kavatsed endale ninasarviku hankida, imestas isa. Kadi vastas. Meie nahktiivan on väga ninasarviku moodi. Tal on 4 jalga ja paks nahk. Ma usun, et kui teda korralikult toita, kasvavad talle varsti ka sarv ning saba. Ema ja isa proovisid vastu vaielda, aga sellest polnud kasu. Kadi tassis tuppa sületäie heina ja asetas diivani kõrvale. Diivan polnud kunagi varem söönud ega osanud heinaga algul midagi peale hakata, aga siis silitas Kadi diivanit ja sügas kõhu alt ning diivan hakkaski heina närima. Nüüd oligi nii, et Karl kastis aias nõgest ja Kadi toitis diivanit. Nõges aina sirgus, ulatus alguses poisile põlvini, siis õlgadeni ja viimaks oli koguni isast pikem. Diivanile polnud veel sarve kasvanud, aga ta oskas juba mäletseda, röhkida ja kakada. Kallid lapsed, milleks meile kakav diivan, hädaldasid ema ja isa. Ja milleks meile nii suur nõges? Ilu pärast, vastas Karl. Sellepärast, et ta on armas, vastas Kadi. Sügiseks oli nõges suur nagu puu, talle kasvasid külge pirakad rohelised õunad ja pudenesid murule. Terve aed oli neid täis, nad olid suured nagu jalgpallid ning kõrvetasid valusasti. Mida me nendega nüüd peale hakkame, ahastasid ema ja isa. Aga siis avanes majauks ning õue tuli diivan, kes polnud enam diivan, vaid hoopis ninasarvik. Tal olid nüüd olemas nii sarv kui saba. Ninasarvik kõndis roheliste pallide juurde ning asus neid isukalt sööma. No näete nüüd, kui hea, et ma nõgest kasvatasin, hüüdis Karl. Tuleb välja, et nõgese õunad on ninasarviku lemmiktoit. Ja eks ole kasulik, et meil on kodus ninasarvik, leidis Kadi. Mida me muidu nende kõrvetavate pallidega teinud oleksime? Ning ema ja isa pidid tunnistama, et lastel oli tuline õigus.